Tere, lugupeetud õpetajad! Täna me räägime natukene õpetaja rollist, sissejuhatavalt sellele, mis mul on plaanis koolivaheajal ajal teile pakkuda. Et õpetaja roll on üks sellistest mõistetest ja sellistest nagu aluskividest õpetaja töö vundamendis, mille teadlik omaks võtmine ja teadlik õpetaja rollis käitumine annab enesekindlust, annab psühholoogilist kaitset ja annab võimaluse paremaks toimetulekuks klassis ja üldse oma õpetaja töös. Täna siis sissejuhatuses ma natukene lihtsalt toon näiteid selle kohta, mis kasu võiks olla sellest, kui üks alustav õpetaja või mõnikord ka siis raskustes õpetaja paremini enda jaoks mõtestab lahti, mis on õpetaja roll, mida ta endast kujutab ja millist kasu siis selle mõistmisest võiks õpetajale tulla. Kui me võtame hästi lihtsalt esimese niisuguse sissejuhatava põhimõtte, siis õpetaja roll annab meile võimaluse vastata küsimusele, kes ma olen oma töö ajal, kui me oleme õpetajad, et ma olen õpetaja. See teadlik arusaamine oma professionaalsest rollist, oma töökeskkonnas ja antud juhul ka elukutse valikus on see, mis annab meile selle kindla vastuse, ma olen õpetaja. Kuidas see nii keeruline siis võiks olla iseenesestmõistetav, kui me oleme ju oma lepingutele alla kirjutanud ja nii edasi. Aga see näib koolis olevat siiski küllalt tavaline, et õpetaja päris teadlikult oma rolli pole igapäevaselt omaks võtnud. No ma toon mõned näited. Näiteks küsimusele, kes ma olen, võib-olla ei ole nii teadlikult iga õpetaja vastanud, et ta oleks ka lausa ajaliselt enda jaoks selgeks mõelnud, mis ajast, mis ajani ta siis selles rollis on. Eluteatris, kui me seda nii kasutame, eluteatris või elukutse teatris on meil igal ühel oma isiklik roll valitud või siis mingis mõttes me võime olla ka sündinud sellesse rolli. Näiteks, kui meil on kõik suguvõsas olnud õpetajad, siis võib olla täiesti kummaline valida endale mingi teine elukutse. Aga siis võibki olla nii, et ollakse arvamusel, et 24/7 pean ma kogu aeg õpetaja olema. Psühholoogiliselt see pole võimalik. See on üks väga lihtne tee läbipõlemisele. Ja see esimene asi ongi õpetaja rolli puhul nagu see, et te olete enda jaoks selle läbi mõelnud, mis ajal siis päevas on teie jaoks reaalselt see nii-öelda õpetaja rolli riietus või õpetaja rolli välimus, õpetaja rolli mõtestatus olemas. No kui te näiteks hommikul kell 8 astute sisse koolimaja uksest ja kui teie ukse taga on seal suures koolis mingid teiste klasside õpilased, ütleme näiteks kaklemas. Ja te olete just äsja uksest sisse astunud. Ja kui keegi siis, kui teie midagi ka ütlete või keegi küsib, et kes sa oled, et sa tuled meie kõiendama? Et kas siis selle jaoks on teil endal läbi mõeldud? Et kas te olete selles olukorras nüüd tõesti kõvaäälselt nagu ka endaga kooskõlas ütlemas, et mina olen õpetaja, mina olen selle kooli õpetaja ja lõpetage kohe ära oma arusaamatus siin. Ma arvan, et enamus teist ütleb ju selle peale jaa, loomulikult ma olen selles olukorras õpetaja rollis. Samamoodi on teine näide võib-olla sellest, et kui on söögivahetund ja teie jälle lähete sinna õpetajana ka sööma sööklasse ja seal on kuidagi mingi söögianumad ümber läinud või mingi täieline korralagedus, aga see ei ole teie õpilastega seotud. Et kas selles olukorras te mõtlete, et te olete ka selles olukorras õpetaja
Ja siis tuleb see teine küsimus, et üks arusaamine, kuidas ma niisuguses teistsuguses olukorras käitun. See on ka see õpetaja rolli sisu lahti mõtestamine. Aga kõige pealt algab see sellega, et te on enda jaoks mõeldud ära, millal te olete õpetaja, mis olukorras te olete õpetaja ja mis olukorras te mitte ei ole. Kui ma nüüd selle hommiku näite tõin, siis kui nüüd näiteks kella 6 ajal teil oma voodis ärgates lähevad silmad lahti ja siis keegi küsiks, et kes sa oled? Ja siis te vastate, et ma olen õpetaja. Et siis võib-olla tõesti kõik ju, te isegi mõistate, et siis võib-olla peaks abi otsima. Või samasugune olukord tegelikult mitte üldse nii nagu kummaline või natukene isegi naljakas, on mõned õpetajate elus vähemalt minule räägituna olemas õhtuti. Et kuidas teie reageerite, kui näiteks kella 10 ajal õhtul heliseb telefon ja teile vaatab sealt vastu kas võõras number või siis mõne teie lapse vanema number. Kuidas te käitute? Kas te ise mõtlete ise selle koha peal, et aga ma olen õpetaja, ma pean vastu võtma? Ma tean paljusid õpetajaid, kes sellisel juhul ikkagi telefoni vastu võtavad. Aga ma tean ka õpetajaid, kes on oma lapsevanematega väga selgelt ja lastega väga selgelt läbi rääkinud ja reeglid paika pannud, et mitte mingil juhul peale tööaega kella 5 või 6 või kuidas te olete otsustanud, ei ole teie valmis telefoniga neid jutte rääkima, vaid et see teie suhtlemine lapsevanematega õpetajana peaks jääma just tööaja sisse. See on üks asi, milles väga paljud õpetajad eksivad. Ja eksivad siis sellega oma enda tervise, oma perekonna, oma kodurahu ja paljude teiste oma laste kasvatamise või laste toetamise ja väga paljude teiste teemade vastu. Aga see on nüüd üks näide sellest teadlikust õpetaja rolli omaks võtmisest. Samamoodi me võime ju veel tuua näiteid ja sama küsimuse, et kas kõik kohad on teie jaoks läbi mõeldud, missugustes kohtades te olete õpetaja rollis. Mina pean ütlema, et mina noore õpetajana olin küll vist mõnikord täitsa napakas ja naljakas, et kui mingid võõrad poisid kusagil tänaval läksid ja üksteist nokkisid, siis mul oli väga-väga keeruline jätta neid, mitte sekkuda, mitte minna juurde, mitte püüda asju lahendada, sest ma olin enda jaoks mõelnud selle kuidagi niisuguseks, et ma olen seal ka õpetaja, et lapsed vajavad tuge ja kaitsmist ja kiusamisele vahelastumist ja isegi kui seal ei olnud midagi erilist. Ja tõesti, tihtipeale poisid vajavad ka, eriti poisid, vajavad ju ka sellist üksteise mõõduvõttu ja kujutage neid ise ette, kui kõik õpetajad hakkaksid samamoodi käituma nagu mina oma rumalas nooruses noore õpetajana, et siis sekkute. Et tänaval kõndides ka ja või bussis või trammis sõites ka, te olete nagu samal ajal sisuliselt õpetaja. Te ei ole nii-öelda oma õpetaja kotti kõrvale pannud ega tõstnud ega. Ja võt see on nüüd üks nendest esimestest põhimõtetest, mida õpetaja ametisse astudes peaks endale väga selgeks tegema. Et millal te olete õpetaja? Mis moel te olete, mis moel te käitute oma professionaalses rollis, milline inimene te olete, milline on teie isiksuslik olemisviis ja milline on teie käitumise repertuaar või millised on see käitumismall, millega teie isiklikult oma õpetaja rollis käitute. Nüüd, kuidas siis seda õpetaja rolli nagu psühholoogiliselt võib-olla kõige parem oleks lihtsalt lahti selgitada, et siis õpetaja roll on nagu teatud mõttes selline ühiskondlikult ja sotsiaalselt, ütleme nii-öelda, heaks kiidetud õpetaja professionaalse isiksuse või tema olemuse ja tema rolli käitumise nagu selline ette antud mall, mille järgi teised inimesed nagu ootavad temalt
teatud õpetajalaadset käitumist. Ja selle niisuguse ootuse tulemusena, kui õpetaja seda mõistab ja ennast siis häälestab sellele, siis sellega ta tuleb oma professionaalse rolliga paremini toime. Nagu te sellest selgitusest saate aru, et kõik need vaidlused ja kõik need artiklid ja kõik need analüüsid või jutuajamised teemal, et milline õpetaja peab olema, on mingis mõttes täiesti tühised. Sellepärast, et iga õpetaja isiksus on erinev. Iga õpetaja käitumisharjumused ja võimalused käituda kuidagi on erinevad ja selle tõttu on ainuvõimalik, et iga õpetaja ise kujundab enda jaoks selle oma personaalse arusaamise, milline tema õpetajana on, kuidas ta õpetajana käitub ja millisel moel tema siis neid teiste vastandrolli või tema rolliga koos professionaalses sellises rolli mikrokliimas või rolli olukorras, kuidas ta käitub. Ja vot selle mõtestamisega seoses olen ka mina nüüd plaaninud koolivaheajal teha sellise esimese personaalse õpiraja õpetaja jaoks esimese õpiampsu, mille tõenäoline pealkirja saab olema selline, et õpetaja roll annab enesekindlust, psühholoogilist kaitset ja toimetulekut klassis. Ja siis selle õpiampsu sisse jäävad nüüd erinevad videoloengud, 4-5 videoloengut akadeemilise tunni pikkust ja neid kõike saab vaadata siis kas 3 nädala või 4 nädala jooksul koos lisamaterjalidega ja soovitav oleks ka need esimesed 3 sammu või vähemalt esimesed 2 sammu, 10 sammu, mis aitavad õpetajal ennetada tööraskusi, neid materjale ka lugeda. See oleks nagu soovitav lisa. Aga selle kõige nii-öelda täpsema reklaami, täpsema tutvustuse ma lähiajal annan teile teada. Ja eelkõige kutsun ma nüüd meie praktilise psühholoogia Facebooki grupi inimesi osalema sellel õpiampsul selleks, et saaks nagu täpsema ja ülevaatlikuma arusaamise oma õpetaja rollist. Näiteks seal plaanin ma rääkida sellistest teemadest, mis juhtub selle õpetajaga, kes ei ole teadlikult enda jaoks mõelnud läbi oma isiklikku personaalset õpetaja rolli. Ja millest see välja paistab? Kuidas see õpetaja siis käitub? Millised on tema probleemid, millised on tema vead siis suheldes õpilastega või lapsevanematega ja see paistab väga silma, et millisel kujul ja kui palju ja millisel moel on üks õpetaja enda jaoks mõtestanud lahti oma isikliku õpetaja rolli. Teine niisugune suurem peatükk on see, kuidas õpetaja rollis olemine siis nõuab tegelikult õpetajalt, et ta mõtleks läbi need oma põhimõtted, oma aluspõhimõtted, oma suhtumised, oma uskumused, oma arusaamised, mis puudutavad tema rolli käitumist, mis aitavad tal professionaalselt niiviisi toime tulla, et tal oleks hästi. Mida ta teeb ja mida ta ei tee. Just näiteid tuues ma tahaksin sellest pikemalt rääkida. Missugused on õpetaja väärtused, missugused on tema põhimõtted, millised on need nii-öelda jutumärkides kasvatuslikud eesmärgid või ilma jutumärkideta, need eesmärgid, mida õpetaja tahab siis oma enda professionaalse eluga saavutada ja mida ta tahab lastele edasi anda, õpilastele edasi anda. Nii et see esimene niisugune suurem peatükk või suurem küsimuste ring ongi seotud ka mitte ainult siis õpetaja välimusega ja tema välise käitumise ja suhtlemisstiiliga, vaid ka tema sisemiste põhimõtetega, milline ta õpetaja on. Ja teine nüüd, mis puudutab enesekindluse teemat,
siis see enesekindlus õpetaja rollis on otseselt seotud sellega, kuivõrd õpetaja enesehinnang on korras, kuivõrd ta on jällegi teadvustanud endale väga selgelt, millised on tema piirid ja milliseid piire tema peab õpetaja rollis nagu teadlikult kehtestama ja milliseid piire teadlikult nagu ka hoidma või kontrollima, mida ta ei luba endaga teha ja mismoodi tema ei luba endaga käituda. Ja see kõik on sellepärast võimalik, et ta on professionaalse rolli esindaja, ta on õpetaja rolli esindaja, tal on õigus, tal on endal õigus kehtestada neid piire, panna paika neid reegleid, kuidas keegi temaga käitub või kuidas keegi temaga, ma pean eelkõige silmas siis õpilasi, temaga käitub või ei käitu. Nii et see põhimõte või see jutt, mida väga palju räägitakse, et õpetaja vajab mingeid eriõigusi, psühholoogilises mõttes see ei vasta tõele. Õpetaja vajab lihtsalt enesekindlust ja seda väga selget teadmist, kuidas moodi lahendada erinevaid olukordi psühholoogiliselt õigesti. Ja see enesekindlus ja see teadmised selles valdkonnas, milline tema on, toob siis kaasa selle võimaluse, et õpetaja on psühholoogiliselt kaitstud oma elukutses. Et tal on olemas need psühholoogilised piirid, mis kaitsevad tema meelerahu, vaimset tervist, kaitsevad tema isiksust, kaitsevad teda solvamiste, halva käitumise eest, kuna see kõik on tema poolt teadlikult paika pandud. Ja kui nüüd õpetaja teab, kuidas psühholoogiliselt ennast kaitsta, kuidas ta oma enesekindlalt õpetaja rollis käitudes võib siis nagu seda saavutada, siis on võimalik, alles siis on võimalik, et õpetaja saab koolis ka rasketes olukordades hakkama, kuna ta teab, kes ta on, kuna ta teab, kuidas käituda ja kuna ta teab, mis õigused tal õpetajana õpetaja rollis on ja missugused psühholoogilise mõjutamise võtted ta sealjuures saab enesekindlalt nagu rakendada. Nii et olete oodatud sellisesse koolitusse, kus iga õpetaja ise oma õpiraja ajaga võib siis planeerida, kui need avanevad, need videoloengud ja see õpiamps avaneb selles grupis, selles eraldi personaalse õpiraja grupis, siis see koolitus või see õpiamps on siis muidugi ka tasuline, aga selle kohta kõik informatsioon nüüd ilmub järgmise nädala jooksul ka meie Facebooki grupi nii-öelda infovoogu. Aga tänaseks siis teile mõtlemiseks, kui palju ja missugusel tasemel olete teie enda jaoks teadlikult õpetaja rolli läbi mõtelnud. Kas te olete alles sellel tasemel, kus te sisuliselt ei olegi selle üle väga palju mõelnud? Ja seda võib ka nimetada selliseks ettevalmistavaks tasemeks, mis ka ülikoolis ju tegelikult on. Või olete te algaja, selles mõttes algaja, et te tegelikult olete palju kuulnud, missugune õpetaja peab olema, aga ega te seda läbi mõtestada ei ole nagu osanud või ei ole nii palju aega võtnud ja te alles olete kooli tööle läinud ja alles hakkate katsetama kõike seda, mis siis teile on sellest õpetaja rollist räägitud või olete kuulnud. Või olete te hoopis juba edasi jõudnud, kes omab teatud põhimõtteid, kes teab, kuidas ta peab välja nägema õpetajana, kes teab, millal ta on õpetaja, millal ta ei ole õpetaja. Või olete te juba lausa sellise kogemustega töötaja või lausa meisterõpetaja, veendunud õpetaja, missioonitundega õpetaja, et see ongi see ka teatud mõttes kõige lihtsam õpetaja karjäärinäide, et ta oma professionaalset niisugust tööteekonda lihtsalt arendab edasi, õpib edasi. Tema toimetulek, töörõõm ja rahulolu tööga saavad igapäevaselt lihtsalt rohkem ja rohkem positiivseid emotsioone ja see saab alguse sellest nurgakivist,
sellest esimesest tähtsast vundamendi plokist, mille nimi on teadlikult õpetaja rolli. Nii et head mõtlemisainet, head eneseanalüüsimist ja olete oodatud sellele esimesele õpiampsule koolivaheajal. Kõike head teile ja järgmise korrani!